Kinnitage turvavööd on Petrone Prindi podcast Reisid ja raamatud, uus osa ja minuga siin on minu Sansibari autor, samuti ka minu Kilimanjaro autor Jaanika Vaikerv. Mina olen Meelike, olen minu Hollandi autor ja täna seikleme siis Vürtsi saarele Sansibarile. Kui Sansibaril lennuk maandub ja sa seal välja tuled, mis lõhn linna lööb, kuidas lõhnab Sansibar? Ma arvan, et tere kõigile kõigepealt. Ma arvan, et Sansibari lennujaam lõhnab täpselt samamoodi nagu enamus soojade maade lennujaamu. Et see on selline kerge diisli ja siis mädanenud puuviljade lõhn. Et ega nüüd Sansibar kindlasti ei ole võrreldes teiste troopiliste saartega mitte midagi rohkemat. Ma mõtlen just lennujaama. Et arvestades seda, kuidas seal on nüüd see turism kasvanud, siis ja uus lennujaam, mis on ka äsja valminud ja ehitatakse veel suuremaks, siis ta täna näeb välja juba vägagi euroopalik. Aga kui Sansibaril ringi kõndida turistina, kuidas siis lõhnab saar? No võt, lõhnad on natuke ikkagi meie enda peas ja meeltes kinni. Et mis lõhna sa seal nagu tunda tahad ja kuhu sa täpselt satud. Et kui sa lähed turule, siis turul on kindlasti omaette elamus külastada kala või siis mereandise sektsiooni, kus see lõhn ei ole sugugi nii meeldivam. Ja samas, kui sa lähed võib-olla sinnapoole, kus on puuviljad ja vürtsid, on see aroom magusam, mõnusam ja kindlasti teistsugune. Et küsimus ongi, et kus sa seda lõhna nagu püüdma lähed, et kindlasti ka meri ja ookean lõhnab väga-väga erinevalt, et hommikul on üks lõhn, õhtul on teine lõhn, kui on torm, kui on mõõn. Et eks see lõhnade bukett ole seal ikka väga-väga suur, et lihtsalt see tuleb kohale minna ja nuusutama hakata, nagu öeldakse. Just. 6 aastat tagasi ja paar nädalat ennem olime meie koos Kilimanjaro tipus. Me olime need õnnelikud, kes said veel enne koroonaviirust sealt tulema, et sa Sansibari raamatus oled ka märkinud, et mägi hoidis meid, et saime väga imelise reisi tehtud ja ma olen väga tänulik, et ma sain tookord sinu grupis olla. Ma olin sinu hotellikaaslane, toakaaslane ja just, et sinu juhitud grupis olin. Jaa, aasta siis oli 2020 ja koroona oli just maad võtmas. Me jõudsime tõena otseses mõttes vist nädal-poolteist varem Eestisse tagasi, kui maailm lukku pandi. Et kui oleks see teade tulnud seal mäe peal või kuskil lennujaamas, siis oleks kindlasti see koju jõudmine olnud vaevalisem. Et kindlasti tänaseks ma oleks kodus, aga kuidas või mis kulutustega ja mis teed pidi, see on omaette küsimus ja tegelikult ega see ongi jäänud minu viimaseks Kilimanjaro reisiks koos sinuga, et ma pärast seda pole käinud erinevatel põhjustel ja ka tegelikult selle minu Sansibari raamatu kirjutamise üks tõuge oli seesama koroona, sest nii nagu ma ka raamatus mainin, et kui ma COVID ajal oleksin omanud tasulist telefoni, siis ma oleksin püstrikas, sellepärast et teadupärast jäi Tansaania koroona ajal avatuks erinevalt teistest riikidest ja ega siis eestlane ei erine ju teistest eurooplastest, et kui mina ikka tahan reisida, siis mina ikka reisin ja lähen sinna, kuhu saab. Olenemata, kas mul nii-öelda kõik tingimused ja eeldused selleks ka täidetud on, et kahjuks nii on jah, et tegelikult COVID ei õpetanud meile mitte midagi. Reisimine on hullem kui kunagi varem
Kui mingi aeg hoiti võib-olla reisimise pealt kokku, kui läks majanduses kehvemini, siis täna on see pilt natuke teistsugune, et reisimise pealt inimesed enam kokku ei hoia. Et ma ei tea, kas oodatakse ja kardetakse, mis iganes juhtuma siin lähiaastatel võib hakata, et kähku on vaja veel kõik kohad läbi käia, et see, mis reisimise poole pealt pärast Covidit tänaseks on nii-öelda üles löönud, on ikka päris muljetavaldav. Sellist vastust ma nüüd küll ei oodanud, et ma isegi ei teadnud, et Tansaania siis nii-öelda avatuks jäi, et mina elan Hollandis, koos Rootsiga Holland olid sellised karjaimmuunsust üritati nagu tekitada, et meil oli ka natuke rahulikum elu, aga ikkagi mitte nii nagu Tansaanias. Ja, üks peatükk on puhtalt mulle pühendatud seal raamatus nii-öelda selle koroona ajale. Et eks peab ise lugema, et ma natuke muidugi võib-olla läbi oma teatud huumoriprisma keeran võib-olla natuke vinti ka juurde, aga ütleme ikkagi see aeg võttis mul endal reisimiseks mõneks ajaks hoopis isu ära, et nüüd ta hakkab vaikselt tagasi tulema. Et jah, see oli huvitav aeg ja ma arvasin, et inimesed ikkagi sellest ajast midagi õpivad, aga nagu ka meie viimase paari nädala need sündmused, mis siin on toimunud, ega ei õpita küll. Et täna peab sul olema reisimiseks 2 korda rohkem raha. See ei ole, mitte ma ei mõtle reisi peale kulutamiseks, vaid kui sa kuskile lähed, sul peab olema kindlasti rahaline puhver. Teiseks, sul peab olema aega. Kui sa ei saa tagasi, siis sul peab olema aega. Ja kolmandaks peab olema sul kindlasti tehtud maksimaalsete katmisvõimalustega kindlustus. Mitte ainult, et mu tervis on kaetud, vaid kõik ka muu. Kahjuks, et 3 asja on tihti inimestel täitmata. Ja kui ma pean nende probleemidega tegelema päris tihti, siis ega väga nagu jah, ma ei saa nüüd öelda, et ma ise nagu oleksin alati kõiki neid tingimusi täitnud, ja ma arvan, et just see ajaline puhver on see, mis ikkagi nagu on kõige nii-öelda väiksemaks surutud, et sellepärast, et isegi ma vähemalt nii palju, et ma mitte kuskil ühelegi reisile et võtaks puhkuse ja jätaks nii-öelda arvuti maha, siis seda ma enam täna siin maailmas reisides ei julge. Ja, nõus, et seda see koroona vähemalt mind õpetas küll, et mina läksin samamoodi, raha oli täpselt nii palju, kui reisi jaoks oli ja tõesti vedas, et see maailma lukkupanek oli paar nädalat hiljem, et mina läksin vist tõesti kinni jäänud ka päris tükiks ajaks, et aega oli küll, aga raha ja just seda kindlustust, et Kilimanjarole, sinna oli omaette kindlustus vaja, seal oli vaja, et kui on vaja helikopteriga su tükid, eks ole, tagasi tuua, et see kindlustus mul oli, aga et kui midagi muud juhtub, et sellist lihtsalt ei olnud, et ühtpidi jah, nagu hea õppetund, aga jah, kallis õppetund, et tuleb nüüd arvestada reisimisel, et salvestus on siis tehtud märtsi keskpaigas, et me veel ei tea, mis reisimistega saama hakkab. Ja tegelikult ega mul endalgi on selleks aastaks nii mõnigi lennupilet juba varutud, küll Euroopa piires, küll ka Sansibaril on ju. Ja ka samamoodi on mul lennupiletid ostetud läbi Dubaiga ja ka lapsed kaasa plaanitud võtta, et selles suhtes sa ei saa elada hirmus, aga sa pead olema valmis reageerima. Nii reisil kui ka tegelikult kodus, et ütleme niimoodi, et
Jah, kui sul lennufirma raha tagastab, on üks asi, aga kui sa nagu alternatiivi ka ei leia, on ju, et siia sul on näiteks koha peal mingisugused safarid ja puhkusid juba makstud, on ju, et ja kui kindlustus ka ei kata, siis sul peab olema nii-öelda see miinuseelarve, et reisil ei saa, aga kulud kannad, et see on kurb ja seda on juhtunud siin. Mitte nüüd küll mu endaga 3 korda tuleb sülitada, aga nii mõnegi reisisel. Korralik kindlustus peab olema, mis veel peab olema, kui minna Tansaaniasse või Zanzibarile, vaktsineerimised, mis veel peab olema ette valmistatud? Vaktsineerimiste koha pealt on alati, mina olen öelnud inimestele, kuna Tansaania ei kohusta üheski vaktsiiniks, siis see on täpselt su enda risk ja mis on sinu nii-öelda reisi eesmärk. Kui su reisi eesmärk on minna Zanzibarile selleks, et kõht pruuniks päevitada, no siis sul ei ole mingeid vaktsiine vaja teha, on ju. Kui sa armastad meeletult krevette süüa, siis võiks A-hepatiidi teha, sest just nimelt nende koorikelukatega, mis sealt nii-öelda lobsterid ja krevetid ja sellised, mis seal merest nii-öelda püütakse, nendega armastab ka hepatiit levida. Mida näiteks ma nüüd juba natukene ettevaatlikult soovitan, et süüa malaariatablette, ka siis, kui minna Zanzibarile, sest kuigi 10 aastat ei ole Tansaanias erilisi malaariapuhanguid olnud, siis nüüd just viimastel paaril aastal on hakanud nii-öelda see kuidagi sisse rändama maismaal. Et ma isegi ei oska sellele seletust leida, aga malaaria juhtumid Zanzibaril on nii-öelda tõusutrendis. Et sellepärast just, et jah, kui sa nüüd üksinda nüüd lähed, siis sa ise tead, mis sa teed ja kuhu sa lähed. Aga kui sul on ikkagi nagu lapsed, siis mitte ainult lastele, vaid ka ise võiks selle malaariatableti põske pista. Ja see on see perearsti teema, et neid malaariatablette või neid malaariarohtusi on erinevaid, et mõnda tuleb süüa nädalas korra, mõnda iga päev, et mis on vastavalt siis nagu sinu valik. Jah. Mina olen Keenias käinud, et mina vist hakkasin mingi nädal ennem võtma ja tuli veel peale reisi vist nädal võtta. Sina oled see õnnelik, kes ei ole malaariasse jäänud? Et tegelikult ma olen nagu see, kes on kindlasti neid malaariateste teinud võib-olla rohkem kui nagu võib-olla isegi oleks vaja, et ikkagi, kui ma seal ka pikemalt olen olnud, et kui see, minul on see häda, et nii kui on konditsioneer, kas on see taksos või lennukis või hotellis, sealt ma oma laksu kätte saan. Ja siis ma ikkagi pean nii-öelda selle palavikuga võitlema ja kuigi ma tean, et see on konditsioneerist, siis see malaariatest ei maksa mitte midagi ja see tehakse nii kähku seal ära, et see ei ole nagu mingi teema, et täna ükskõik, isegi kui keegi mulle helistab vahel, et ma olen ise siin Eestis, keegi on Zanzibaril või Tansaanial, et mul on siin juba 2 päeva palavik, on ju, et mine tee see test ära, mis see sulle on, et mida sa mõtled, kindlasti sul ei ole, aga hinge, et sul nii-öelda magus uni oleks ja hing rahuldub, tee see test ära, on ju. Et kus on kindlasti alati see, et sama, mida me rääkisime Kilimanjaro, et Kilimanjarol on täpselt samamoodi, et õhtul vahel viskab palaviku üles. Ja see on tegelikult kurnatusest. Sul on see, et sul on selg on märg, palav, siis on nii-öelda see joogipaus, siis sa võtad õlmad lahti, siis tuleb see tuul, siis sa saad oma laksu kätte, õhtul jõuad nii-öelda sinna telki, võtad oma sooja tee ja siis tunned happekülm. Mõtled appi, on ju, tegelikult ei ole see mitte midagi, hommikuks on kõik okei, et tõenäosus Kilimanjarol malaariat kuskilt saada on, ma ei tea, hüpoteetiliselt ikka väga-väga väike. Zanzibaril on see tõenäosus oluliselt suurem.
mida kohalikud kasutavad, et mitte jääda malaariasse? Ma jään praegu selle koha pealt ravimi nimega sulle vastuse võlgu. Need on mingid konkreetsed ravimid, mida nad ise tarvitavad ja neid müüakse täiesti käsimüügis apteegides. Et mul on olnud need omal käekotis alati kaasas, ma olen sealt apteegist endale ostnud, muidugi need on nagu tavalised ravimid, aeguvad. Et mul võib täna karp kodus olla, aga kui ma ei ole ikkagi nagu tükk aega neid tarvitanud, siis ma pean ikka seda kehtivuskuupäeva seal pealt vaatama. Et seal on nagu see juhis, et kui sa tunned palavikku ja vappekülma ja kõiki neid esimesi sümptomeid, see malaaria sümptomid on gripiga ja selle külmutusega väga-väga sarnased, siis 48 tunniks on nagu SOS-pill nii-öelda, 48 tunni jooksul tuleks see nagu sisse võtta ja siis 24 tunni pärast uuesti teine, et seal on mingid sellised, ma ei tea, mis mõjuga ta on, et esimest korda see ravim anti mulle lihtsalt käekoti kaasas kandmiseks Tansaania suursaadiku poolt. Dora juures olin külas Dar es Salaamis ja siis ta küsis kohe, et ma elasin tema juures, ta küsis kohe, et kas sul on need kaasas, ma ei teadnud, mis see on, ütles, et oi, et seda müüakse siin käsimüügis, et ükskõik kus sa lähed, see alati Tansaanias käies nagu see malaaria nii-öelda rohimal käekotis, et kui tunned sellist nii-öelda sümptomeid, et siis kohe võtta sisse. Ja isegi kui on lihtsalt külmetus, siis ta sulle mingid kõrvalmõjusid ei anna? Ma olen ühe tableti kunagi võtnud, aga ma küll ei mäleta, et ma midagi oleks nagu tundnud, et mul ei ole seda vaja läinud, et see on täpselt nagu see kindlustus. Et see on tegelikult kindlustus, sa maksad oma unerahu eest, et täpselt see tablett on ka nagu unerohi või ütleme sinu hingerahu ja magusuni, et las need mul olemas olla, aga kui mul seda ei ole, siis on nagu hea maailm. Aga sellist asja, et malaaria ilma karmide sümptomiteta ilmneks sellist asja ei ole? Eks peiteaega asjad on, et tegelikult ega see üks surmajuhtum eestlannaga, mis Sansibaril on olnud nüüd siin viimase 10 aasta jooksul, me ju täpselt ei tea, kus ta käis ja kuidas ta selle sai ja kui kaua tal need sümptomid olid. Aga sellest ega keegi väga nagu rääkida ei taha, et mina lihtsalt tean, et ta kuskil sisemaal üksinda ringi rändas. Kui kaua tal need sümptomid juba oli, kui palju ta neid ignoreeris, ma tean, et ta vist ei söönud ka neid malaroone tablette. Õnnetult see asi tal lõppes seal jah, kahjuks. Et selles suhtes, ma ei hirmuta, see on tõesti, ma ütlen, ma ei oskagi öelda, see protsent malaariasse jääda on üli väike. Aga paraku statistika on näidanud, et haigestuvad need, kes pole enda heaks mitte midagi teinud. Kas on veel midagi, mida päriselt Aafrikas peaks kartma? Võtame siis praegu Tansaania ja Sansibar, et ma mäletan, et kui me Kilimanjarol olime 6 aastat tagasi, sa rääkisid, kuidas ameeriklased olid sulle öelnud, et oi, me tahaks Eestisse tulla, aga oi, Ukrainas on sõda, et me ei julge tulla. Et kui palju on sellist pseudohirmu ja mis on nagu päriselt, et muidugi õnnetus juhtub ka kodus, aga mis on nagu päriselt? See on täpselt see sama, et Aafrika on ikkagi väga-väga suur manner ja kui Lääne-Aafrika riikides mõned ajad tagasi oli see Ebola, siis täpselt samamoodi, oi, Aafrikasse ei tohi reisida, ei saa reisida, et tehke nagu nii-öelda geograafia endale selgeks. See täpselt see, et Eestis, kuna Ukrainas on sõda, siis Eestisse ei tohi reisida, või et on hirm, et mida suuremast riigist sa tuled, seda suuremad nii-öelda hirmud ka minu arust inimestel on. Et eestlastel on ikkagi need hirmud oluliselt väiksemad. Mis ei tähenda, et see nagu ettevaatlik ei peaks olema. Mida sa pead kartma? Kartma peab oma lollust. Et tegelikult ikkagi, kui mingid jamad on, siis kui natuke sügavamalt, eks see inimene ise ole sealt natuke süüdi ka, et niisama tänaval kõndides sa ikka peksa ei saa. Et lolle juhuseid on, loomulikult olen valel ajal vales kohas ja satun mis iganes ja täpselt samamoodi, et purjusjoodik sõidab mulle otsa ja siin täpselt samamoodi võib see olla.
purjus joodik kuskil avarii põhjustada, et selles suhtes noh, hoia oma asjad ja väärtasemed enda juures. Ära kui sa lähed suurlinna, kus on ikkagi, on see noh, täpselt Keenias, Nairobi või Tansaanias Dar es Salaam on ju, et jube põnev on, tahaks näha, kuidas inimesed slummis elavad on ju, no siis absoluutselt kõik oma vääris asjad. Kõige nii-öelda, kui sul võib-olla on 1 eurosed, ma ei tea, plasmas kõrvarõngad kõrvas, siis noh, need jäta ka hotelli maha, absoluutselt kõik jäta maha, võta kaasa 10 $1 ja pane need taskusse ja rohkem sul polegi. Noh, kõige vanema ja kulunum T-särk selga ja varbapaed jalga ja ole võimalikult nendega ühtemoodi ja võta kindlasti mingi kohalik kaasa, kellele sa teise $10 oled ennem pihku pistnud. Siis mine sinna nii-öelda slummi ekstama, et kui sa lähed, võtad nagu nii-öelda kokku oma vara kaasa ja ronid sinna keset seda nii-öelda huvitavat oaasi, kus siis nagu sa ei tea, kes sulle mis uksest sisse välja vaatab, noh, loomulikult sa võid oma asjadest ilma jääda. Kas see on nüüd uuema aja probleem, et mina olen Keenia selles Kibera slummis käinud 2012, et muidugi tegime ka tuuri, eks ole, et kas poisid, kes elavad seal slummis ja pilet oli, ma ei tea, 10-15 eurot, eks ole, kus nad siis näitavad, vaadake, millisel prügimäel me elame. Need on need slummituurid, need on Lõuna-Aafrikas, need on Keenias, Dar es Salaamist viiakse ka, et noh, need on organiseeritud, aga ma mõtlen just seda, neid asju, et kui sa ise üksi oma pead reisides tahad kuskile minna, et noh, selle koha pealt on ju, et loomulikult, kui sa nii-öelda ostad endale slummituuri, ega siis sulle, noh, täpselt, see on nagu Masai küla külastamisega. Kui sa maksad selles $10, no siis, no see on natuke selline lavastus, noh, see on lavastus, täpselt samamoodi on ka see slum natuke lavastus. Mitte, nad elavadki nii, Masaid elavad ka nii, aga sa oled maksnud selle eest. Kui sa nüüd ise satud kuskile niimoodi, on ju, siis no Masai külas, kui sa ikkagi täiesti pärapõrgus satud Masai külla, siis kui sul ikkagi kaikaga kolakat tahab anda, no ju ta siis tahab, on ju, sa oled valel ajal vales kohas, see on täpselt sama, kui oletame, et sul on metsamajake kuskil, on ju, ja oled seal, elad oma ette, mingi täiesti suvaline turist astub sul uksest sisse, kukub pildistama, on ju, no sa paneksid ka panniga vastu pead, on ju, mingi võõras astub sul uksest sisse. See on ju noh, täiesti loomulik. Sa korraldad ka reise, mitte küll slummidesse, aga millisele kliendile sobib Zanzibar? Millisele sa ütleksid, et mine pigem Tansaaniasse, ma ei tea, safarid, kellele sobib Kilimanjaro? No vot, reisimisega Tansaaniasse või Zanzibaril hakkame sellest pihta, et kui su eesmärk on lihtsalt minna ennast pruuniks päevitama, nautida seda sooja kliimat, süüa mõnusalt puuvilju, ujuda natuke, võib-olla seal snorkeldada, ühe linnatuuri ka võtta, ja no siis selleks mind ei ole vaja. Sa saad kõik asjad bookingu ja interneti kaudu tehtud. Kui sa nüüd tahad midagi sellist näha, mida booking.com ei paku, või sa tahad mingisuguseid nõuandeid, noh, et siis loomulikult on, noh, et täna ma nagu, ka oma raamatus ma kirjutan tegelikult 2 saarest veel, üks on Mahvesaar ja teine on Pemba saar. Et kui ma nüüd võrdlen, ma olen nagu 25 aastat Zanzibari vahet pendeldanud ja kui ma nüüd, keegi tahaks nagu näha ja kogeda veel seda, mida ma ütleme 20 aastat tagasi Zanzibaril nägin, siis tuleks kindlasti minna Pembale või Mahvesaarele või siis mõnele veel väiksemale saarele seal on. Et noh, Zanzibar on, ma mäletan 25 aastat tagasi üks kohalik kutt ütles, et tema unistus on, et Zanzibar oleks ägedam kui Mauritius. Ja ma mõtlesin, appi, Mauritius on nii jube koht, et hotellis kinni on ja aia taga on ainult kohalik elu, et lihtsalt üks uhkem hotell kui teine ja tegelikult nii ongi läinud. 25 aastat hiljem on Zanzibar nii-öelda Mauritiuse, noh, okei, kultuur on küll teine, on ju, aga see hotellistumine, mis on toimunud Zanzibaril, see on nagu isegi
noh, ma ei oska öelda, et see on ikkagi üle võlli, see on ikka tõsiselt üle võlli, kuidas nagu kohalikud on oma maad nii-öelda müünud, kuigi noh, ütleme Aafrikas maad müüa ei saa, sa saad anda rendile 99 aastaks. Et hotell hotellis kinni. Et kui sa tahad nagu sellist privaatsust ja veel sellist ehedat Aafrikat ja just nimelt seda Zanzibari piirkonda, siis ma valiksin jah, pigem Pemba või Mafia-saare. Aga ma ütlengi, et mis on reisi nagu eesmärk, et kui ma tahangi lihtsalt näha seda, on ju, see ongi see, et mõnele väga see sobib ja siin ei olegi üldse midagi paha, on ju. Ma võin lihtsalt öelda, et kui keegi küsib, et soovita mõnda hotelli, ma ei tea ju, millised hotellid sulle meeldivad, kas sulle meeldib, kas on kõik hinnas, neid on seal väga palju või sulle meeldib kohalik, kus nii-öelda konditsioneerib ole, aga propeller laperdab laes, on ju, et vahet ei ole, kas magad õues või toas, kogu aeg on palav või sa tahad mingit butiikhotelli, tahad sa nii-öelda sellist hotelli, kus naabruses ei ole mitte kedagi, on ju, kuigi see on väga harv juba, on ju, seal huvitab sind hea toit või odav õlu, on ju, noh, täpselt siuksed asjad, on ju, kas sa tahad surfata, kas sa tahad sukeldada, et noh, need on need küsimused, on ju, et aga jah, mis on nagu veel, et reisikorraldajate koha pealt, et näiteks kui keegi tahab safari ja Zanzibari, noh, üldiselt ongi safari ja siis minnakse Zanzibari, kas siis või siis on Kilimanjaro ja siis minnakse. Siis see, mis puudutab nüüd öelda seda mandri Tansaaniat, on see Kilimanjaro või safari, et noh, seda tuleb mul endal kindlasti rohkem kokku panna ja klientidele nagu pakkuda kui Zanzibar, et ma kohe ütlengi, et sealt punktist, kus safari lõpeb või Kilimanjaro lõpeb, et Zanzibaril tahate minna, ma lihtsalt soovitangi. Võtke kõik Booking.com'ist või Expediast või siis, mis need Airbnb-d ja kõik need on. Et ka näiteks sellised suured koostööpartnerid, kes mul on, ütleme sakslased ja lõuna-aafriklased, kes teevad hästi ägedaid luksreise. Et siis nemad tegelikult majutavadki kliente ainult nendesse hotellidest, kes ennast Bookingu või Airbnb või siis Expedi kaudu ei müü, et ongi ainult nagu agentide kaudu. Et või siis nagu müüvad ennast ise, et seal noh, et esiteks noh, pole mõtet võistelda nende suurte hiidudega ja teiseks noh, mingi eksklusiivsus ikkagi võiks veel jääda, et kõik ei saa seal. Lastega pere, kas pigem Tansaania safarid või ikkagi ka Zanzibar? Kõik oleneb lapsest. Ma olen näinud selliseid 3-4 aastaseid, kellel on kogu aeg näpud püsti, ei maga tundigi, no, suksed ägedad matkasellid, mingisugused siilikud meres ei morjenda ja siis on selline 16-aastane, kes iga asja peale ainult ohib ja ehib. Et see on ikka pere enda teema, et noh, ma ikka rõhutan mitu korda, kui safarile minnakse. Safarid on pikad päevad, need on tolmused, et kuidas teie lapsed on, et noh, et see ei ole niimoodi, et nagu loomaaias, et 2 tundi sõidan džiibiga, vaatan elevandi ja lõvi ära ja siis tahan hotelli basseini äärde minna. Et Tansaania safarid, just meil põhjaring, on pikad päevad, hästi pikad päevad. Et jah, lõunas seal Selous ja siis seal allpool, et noh, ütlengi, et Zanzibarilt on mõistlik minna siis juba nagu 1 või 2 päevastele safaritele Selousse ja noh, siis tehagi nii-öelda see päikesekiire meetodil see safari, et sa elad ühes samas lotsis ja lähed siis paariks tunniks, sõidad ühes suunas, siis tuled lotsi tagasi, sööd, päevitad natuke aega, siis sõidad teises suunas. Seda kutsutakse siis nagu päikesekiire meetodit, et sa elad ühes samas kohas, aga siis sõidad nagu iga natukese aja tagant edasi-tagasi, kas põhja või lõuna või kuhu. Sa raamatus räägid ka sellest orjakaubandusest, et ma hakkasin mõtlema, et kas saarel on, ma ei tea, tunda seda kurba ajalugu ka kuskil? No kindlasti ainult, kus sa seda tunned, on täna Stone, et seal on konkreetselt need keldrid ja kõik see nagu see piirkond, kus siis see turg, orjaturg ja kõik see on kõik nagu nii-öelda mälestusvärk ja muuseum. Et seal sa saad neid vaadata ja noh, ütleme ka see,
ettekujutus, kui sa sinna keldrisse lähed, see on üks piinakamber paras on ju, et noh, et kus neid orje hoiti. Et meie jaoks on see kindlasti võrreldav võib-olla inimeste siis nagu loomavagunitega Siberisse viimine või et noh, millega ma ei oskagi nagu võrrelda. Et Araabia ehk siis Omaani sultan ju selle orjakaubanduse sealt nii-öelda õitsele lõi ja inglased selle mingil moel seal ju 100 aastat tagasi ära lõpetasid, on ju. Noh, ütleme, ega minu teada, minu tuttavatest nüüd kedagi ei ole, kes seal nüüd ütleks, et mina nüüd põlvnen mingi orjadest või noh, nad ei räägi sellest, et see on seal, pigem on see hästi väikese huvigrupi huvi, ma mõtlen turistide seas on ju, kes tõesti sellest ajaloost ja kõigest sellest nagu huvituvad, et noh, jah, ma raamatus natuke kirjutangi võib-olla mitte põhjalikult, aga peatun sellel teemal ja sellel ajalool just sellepärast, et see ajalooline osa Zanzibarist on jäänud kuidagi üliväikseks. Et kui ma lihtsalt võrdlen seda 25 aastat, et kui mina nagu nii-öelda esimest korda läksin sinna ja palju nagu tänaseks seda ajalugu turisminduses üldse nagu silma paistab või huvitub, et see on jah nagu päris väike osa. Küsimus tekkiski sellepärast, et ma käisin paar kuud tagasi Austraalias, Perthis ja seal lähedal on see Rottnest Island, väga turistikas ja seal on need naeratavad kokad ja kogu see laevasõit seal on ainult näitab, et meil on ägedad hotellid ja tulge ja olge ja kui äge saar on. Ja siis lõpuks on ka seal üks väike muuseum aborigeenide ajaloost. Ja siis ma sain aru, miks mulle seal saarel ei meeldinud, et ta on hästi selline Disneyland, aga tegelikult see saare ajalugu on, et sinna viidi ka nii-öelda sunnitööle ja kõik need aborigeenid aeti sinna, maeti, nagu see ajalugu on nagu nii valus ja raske, aga see on ilmselt jah, näete, siin on väike muuseum, aga vaadake, miks butiigid ägedad, et kas Zanzibaril ka on seda, sellepärast ma küsisin. Jaa, et muutub järjest rohkem nii-öelda Disneylandiks, et tegelikult ei ole üldse selles süüdi ju turist, et pigem ikkagi see kohalik või siis see, mida mulle tahetakse anda, on ju. Et nii nagu meiegi Eestis saame ikkagi dikteerida ette, et Kihnu ei ehitata mitte ühtegi kõrgemat hoonet kui, ma ei tea, 3 korrust on ja sinna ei tehta mingi 20-korruselist hotelli on ju. Mitte kunagi ja see jääbki nagu nii-öelda selliseks pärandiks on ju. Täpselt samamoodi ju saaks neid saari hoida ka hulga autentsemana. Kahjuks on see tahe elada paremat elu suurem kui ajaloo säilitamine. Et ma just nagu mõtlengi, et see kohalikule, et ütleme, see haritus jõuab kohale või haridus, mis koolis õpetatakse, ma kardan liiga hilja, et siis on juba nii-öelda see tegu tehtud, on juba see hotellide meri võimustatud, et Disneyland on nagu kohale jõudnud jah. Zanzibar on tuntud ka oma nende nõidade, nõiduste maagia osas, et Kilimanjaro raamatus sa kirjutasid, et sulle seal lubati needus peale panna, sest suhtlesid seal kohalikega. Mis teema sellega on või kas nad tõesti hirmutavad ainult neid, kes ei ole nagu tavaturistid, et kes jäävad nagu kauemaks sinna või on sul ka grupis olnud mõni turist ütles, et oi, mulle vist pandi needus peale? Ei, tegelikult see needuse panek on kuidagi pigem ikkagi nagu meie ütleme niimoodi selle kohta, et needus, et pigem on see nagu selline kuri sõna või.
et või siis sajatamine, et see on pigem nagu, et noh, kui sa oled võõras, kui sa oled roninud nii-öelda kellegi kapsamaale, on ju, siis noh, ma arvan, et see on igas kultuuris, aga Aafrikas on see võib-olla sügavam, seal usutakse rohkem, seal usutakse ka Jumalat rohkem ja ka selle tõttu kindlasti juhtub seal rohkem. Et noh, ebausk, mida nad kindlasti ei tee või kardavad? no vot seal on nagu, kui võtame Zanzibari, siis noh, ütleme moslemitel on see omad need usupühad, Ramadan ja muud need on ju, et need nagu dikteerivad mingid teistsugused asjad, aga need, kes siis on nagu nii-öelda need päris nii-öelda mandritansaanlased, kes on siis tulnud Zanzibarile, noh, eks ütleme niimoodi, et nii Aafrikas kui ka Lõuna-Ameerikas on psühhodeelikumid rahva ravitsemises väga kõrges aus. Mis on nüüd Aafrika ja Lõuna-Ameerika erinevus, on see, et Aafrikas sa ikkagi seda tavainimesena, ei turistina ega ka ütleme sunguna, kes võib-olla seal elab, noh, nii lihtsalt sa seda kindlasti kätte ei saa. Et jah, ma puutusin seal kokku ühe koma teisega, aga minu nii-öelda ainus psühhodeelikum, mida ma võib-olla seal kunagi proovisin, oli paar pläru kanepisuitsu, et kõik see muu jäi mul ikkagi nii-öelda respektina eemale, et ma nagu olen mõned asjad endale selgeks teinud, kus läheb see piir ja ma sealt üle ei astu. Et jaa, sellised lihtsad asjad, mis on nii-öelda see rahvameditsiin, et need on mul väga käepärast, on ju, aga kõik, mis puudutab nii-öelda seda vaimumaailma ja enda vaimset maailma, et noh, see nii-öelda see sinu kaitse või see õpetaja peab olema ikkagi väga-väga tugev, tark ja usaldusväärne. Ja ju ma siis seal Aafrikas ringi rännates ikkagi seda õpetajat või seda tarka, keda ma nagu oleks 100% usaldanud, ei leidnud. Ja huvi ja igasuguseid nii-öelda kõrvaltvaatajaid ja vaatleja, seda küll, aga jah, et nagu ise nagu näpu sisse paneks, ei aitäh. Mis on kõige parem tervisenipp, mis sa sealt oled õppinud, väga käepärane? Kõige esimene asi, mida ma Zansibarilt õppisin, oli, ma mäletan enda esimest turistide gruppi, eestlasi, see oli aasta 2004 ja see oli täpselt niimoodi, et õues oli juba pime, me jõudsime hotelli nii-öelda territooriumile, ookean oli mühises, fantastilised lõhnad, grilliti 8 jalgu ja siis muidugi kerge naps ja nali oli juba rahval sees ja loomulikult riided lendasid seljast ja kõik jooksid ookeani. Aga mis siis nagu pimedas inimesed üldse ei mõelnud, ei märganud, olid siilikud. Ja siis hakati kisades välja jooksma, kõigil olid tallaaluseid need musti nõelu täis ja tegelikult kõige lihtsam asi, mis siis tuli nagu kohalik, võttis õõrus papaia, lõikaski papaia tükkideks, hakkas papaia tükkidega tallaaluseid õõruma ja valas petrooli peale. Täiesti lambi, võttis laua pealt petrooliumlambi, sama petrooliumõli ja papaia. Ja järgmine hommik kõik nokkisid oma need nii-öelda siiliku okkad ilusti tallasest välja ja läks nagu nii-öelda vanarada pidi kõik edasi. Et tegelikult see oli selline esimene asi, mida ma nagu nägin, et noh, et sul ei ole vaja mingisugust, ma ei tea, reisiapteeki, vaid ikkagi see kohalik tuleb nagu kõigepealt.
Siis hambavalu. Kui sul on ikkagi nagu hammas valutab või midagi on, siis nelgiõli. Et no ütleme tegelikult, kui sa Eestis võtad selle kummeli või saialille, siis ja seal seda sul ei ole, siis seal on nelk. Et noh, tegelikult ütleme, vürtsid on võib-olla mingisuguses mõttes küll tugevamad, aga põhimõtteliselt see nii-öelda see kodutohtri apteek, mis meil siin looduses kasvab ja Aafrikas kasvab, et noh, nad ei ole, ma ei saa öelda, et nad on nagu sarnased, aga noh, sa leiad täpselt selle sama alternatiivi sealt Aafrikast. Et kui sul ei ole Aafrikas seda nii-öelda põletikuvastalist nii-öelda ravimtaime, mis sul Eestis kasvab, siis seal on see nelk. Siis noh, mis nagu siis on see naiste ja meeste Viagra muskaatpähkel, et see oli siis nagu, kui see siis nii-öelda selgeks tehti, siis kõik hakkasid armastama õhtul muskaatpähklit riivida. Sa oled ise ka tervisevaldkonnas tegev, et kus me oleme praegu? Me oleme minu väikeses nii-öelda Jumeiho teraapia kabinetis, kus ma siis paar korda nädalas võtan vastu kliente, kellel on põhiliselt kas selja või pea või kaelamured. Et Jumeiho teraapia ei ole selline mõnus massaaž. Et minu juurde ei tulda mõnulema, vaid minu juurde ikkagi satub inimene, kellel on seljaga probleeme või on kaelkange või on ületöötanud või puusad valutavad. Et selle teraapiani ma jõudsin 10 aastat tagasi ja noh, ütleme, üks põhjus kindlasti, millest ka ma raamatus kirjutasin, oli mu enda need nii-öelda diskisopistused ja hädad seljaga, mida ma 3 korda sülitan, ei ole praegu üldse päevakorral. Jah, kinnitan, et ta ei ole 100% kogu aeg mitte mõnus, et ma olen ka päris tihti nii ajahädas, et me saamegi kokku, et ma tulen sulle massaaži, et see tund aega räägime, noh, mingi aeg sa oled mul põlvedega seljas, siis ma karjun su peale, aga et me kasutame nagu seda aega nii hästi kui võimalik, et kindlasti soovitan just, et selja ja kaelahädadel, aga tõesti see ei ole selline mõnus massaaž, kus sa vahepeal jääd magama. Jah, et see massaaž põhineb vaagna tasakaalul, et 80% inimeste vaagen ei ole tasakaalus ja siis tuleb see lihtsalt paika saada. Et vaagen on nagu meie teine süda, et kui seal on midagi paigast ära, siis ka muud organid on paigast ära. Et tuleb kõigepealt vaagen paika saada ja siis muud liigesed ja lihased ka läbi käia. Kas sa jõudsid selleni ka tänu Tansaaniale? Ei, tänu oma seljavalule, aga oma seljahädadega ma esimest korda olin tõsiselt kimpus Aafrikas. Et tegelikult need olid Eestis ja ka Aafrikas ja see oli ühesõnaga jah, see oli, ma pakun mingi 15-16 aastat tagasi. Et mis ma veel ka ütlen, et raamatus ma ka mõne loo puhul ei kasuta aastaarvu teadlikult, sest kuna ma valetada ei taha, siis ma pigem jätan selle aastaarvu mainimata, sest mul on mõned asjad juba sassis, mis aastal ma midagi kuskil seal olen teinud. Sansibari raamat Minu Sansibar on üsna mahukas. Kas sul jäi sealt midagi välja ka veel? Ja, ma jätsin teadlikult välja mõned sellised lood, mis minuga võib-olla seal elades juhtus ja kuhu ma sattusin puhtalt sellepärast, et mitte teisi hirmutada. Täpselt nii, nagu sa rääkisid hirmudest, siis tegelikult oletab, et kui sa kirjutaksid Eestist raamatu ja sa kirjutaksid peatüki näiteks uppumissurmadest või siis mingisugustest liiklusõnnetustest, siis see tekitab natuke sellist
hirmu ju Eesti ees, et issand, mis inimesed teil seal elavad. Et tegelikult juhtub igal pool, tegelikult juhtub ju igal pool, on ju, aga ka näiteks Zanzibaril, mis olid võib-olla mingisugused natukene õõvastavamad lood, ma jätsin teadlikult välja. Ma alustasin isegi ühe loo kirjutamist. Vot nagu ongi need psühhoteelikumidest ja nendest rääkisime, et tegelikult kõige hirmsam, mitte ainult Aafrikas, ongi narkojoobes inimene. Ta ei anna aru, mida ta teeb. Ja veel arvestades, ütleme, seda agressiooni, mis nagu tumedamanahalistel on suurem kui heledamanahalistel, siis ühesõnaga, kui ma ikkagi näen, et narkojoobes mingi kamp tuleb, siis võt sealt ma hoian küll lähen kas või suure ringiga et miks ma ka nagu nende slummide ja nende kohta räägin, et sa ei tea, nad on need arvamatud. Et ühe loo ma ikkagi panin sisse raamatusse, kus see oli sellel ajal, kui Keenias läks kodusõjaks, see oli minu arust 2008 ja samal ajal möllasid ka need Somaalia piraadid. Ja siis sellised noortekambad kasutasid seda olukorda ära, nad moodustasid jõugud ja siis nad käisid mööda nagu Keenia rannikut hotellides turiste röövimas. Ja siis mingi kamp sattus ka nagu Zanzibarile ja ma sattusin olema seal restoranis. Mis seal juhtus, tuleb raamatust lugeda? Ahah. Nii, vähemalt üks jah. Midagi, ütleme niimoodi, et see lahenes, aga lihtsalt jah, et mis seal juhtus, et see on see. Aga jah, et nagu selliseid nagu, mitte meeldivaid lugusid ma kindlasti, jäägu need sinna, kus nad olid. Kindlasti ma oleks tahtnud võib-olla mõnest inimesest pikemalt kirjutada, näiteks seal üks hästi äge laulumemm oli, kes elas üle 100 aasta ja kellega me käisime nii-öelda salaja punast veini joomas islami restoranis, kus tegelikult ei tohtinud alkoholi müüa. Aga me läsime Coca-Cola pudelisse selle panna punase ja siis me jõime nagu Coca-Colat. Tema elust, kuna temast on nii vähe internetis ja igal pool nagu leida, siis tema elust mul oli ikkagi nagu ikka kordades pikem see lugu. Lihtsalt lihtsalt tuleb nagu tähemärke lugeda. Nii ta on jah, formaat on ikkagi ees, et vähemalt hea teada, et peab siis massaaži tulema, et äkki sa räägid mõne loo seal, kui sa väga haiget teid. Ja ongi tegelikult ega nagu üks asi, mis mulle näiteks Zanzibarile kohutult häirib, on see, et neil oli seal 3 väga head raamatupoodi, siis kui ma seal elasin pikemalt. Ja täna ei ole seal mitte ühtegi. Nüüd, kui ma viimane kord seal käisin 2025 siis viimased raamaturiismed, mis olid kuskilt raamatupoest nii-öelda jäägid järgi jäänud, olid mingi suveniiripoe nurka pandud müüki. Issand, sa püüdi nii häid raamatuid, mitte ainult nagu Zanzibarist, vaid just nimelt nagu Aafrika üldse, Aafrika enda kirjandust. Ja keegi ei loe enam raamatuid. Mis asja ei loe. Et see on nagu mõtleski, et see minu Zanzibar võiks olla selline raamat, et kui sa nagu sealt koha pealt ei leia raamatut, et ta ei ole nagu nii suur ka, et enne viskad omal reisikotti, et kui sa ei viitsi nagu seal nii-öelda endale seda ajalugu selgeks teha või sa ei viitsi nagu võib-olla mõnele tuurile minna, siis sa saad sealt raamatust selle baasinfo kätte. Just. Mida sa Zanzibaril igatsed, kui sa oled Eestis, et ja küll ilm, kliima on nagu on, aga mis on, mille puhul sa mõtled, et see on parem? Ega tegelikult ilm on, ma ütlen, et näiteks veebruarikuus Zanzibarile mina väga ei kipu. Mulle meeldib käia just siis, kui on nii-öelda see madal hooaeg. Et mulle ei meeldi nagu keedumuna olla seal ookeanis, see vesi on minu jaoks liiga palav. Et mõnus, ütleme näiteks, mulle õudselt meeldib juuli teine pool. Ehk siis ma olen mitu korda jaanipäeval sattunud Zanzibarile, kus temperatuur on selline mõnus 27–30.
Vesi on ka mõnus, 24–26 on ju, sa ei ole nagu nii-öelda see kee seal on ju, jah, sa saad päeval võib-olla sahmaka vihma on ju, pruuniks sa saad nagunii, hinnad on odavamad, poole odavamad kui näiteks veebruaris on ju, ja rahvast on ka vähem. Et noh, minu jaoks on nagu need faktorid nii olulised, et mulle see massturism nagu väga endale ei istu. Et ma ikka otsin jah neid aegu, kui võimalik välja arvatud, noh tõesti, kui sul ongi nagu see grupireis, siis sul peab see kõrguaeg olema. Kui ma üksi lähen, siis ma vaatan kas vihmaperioodi või nii-öelda see low season'i. Mida ma igatsen 8 jalgu. Mul on alati selline komme, isegi nüüd ma tegin selle teoks, ma teadsin, et kui toll mind maha võtab, siis ta võtab on ja siis maksan trahvi. Ma lasen alati päev ennem, kui ma hakkan ära tulema, ostu turult endale värske 8 jala, võib-olla 2-3 on ju, see viimane kord olid väiksed 8 jalad, olid natuke, ühel on üks suurem on ja siis ma lasen selle endale ära grillida, tükkideks lõigata ja siis ma panen fooliumisse ära pakkida. Ja siis ma panen sinna nii-öelda äraantavasse pagasisse asjade vahele ja siis nagu kodus lükkan, panen võitükid peale ja issand, see on nii hea. Ja ma alati toon seda, ükskord juhtus suhkahi, et mu pagas jäi hiljaks. Ja ta jäi praktiliselt nädal aega hiljaks. Ja siis muidugi toll tahtis, et ma selle lahti teen. Sa kujutad, et mis hais sealt tuli? Sama kiiresti, kui ma selle luku lahti tegin, keskis toll selle luku kinni tõmmata, teda rohkem ei huvitanud, sest see oli kui jube. Ja siis ma viskasin selle paki kähku sinna lennujaama prügikasti, sinna see haisema jäi, aga see riided ja kõik, et need, kes ütleme, ma ei tea, Islandil on käinud ja on seda haikala endale nii-öelda ostnud, see võrdleb sellega või siis mädandeeringa, siis no see on ikka, ütleme, kui võib nii-öelda tahaks kohe ropendada, et õuduskuubis. Selge. Mida on nagu kahju, et enam ei tohi Euroopa Liitu puuvilju tuua. Et ütleme, Zanzibari mangod ja ananassid, need on nii head. Asju. Arbuusi küll ka seal üldse süüa. See on nagu täielik käkk. Ikkagi need Armeenia ja Gruusia arbuusid, mida meil siin augustikuus pakutakse, need on kordi paremad. Tomad, kus juures, mis veel mind parem imestama näiteks, et Aafrikas ei ole üldse head tomatid. Et nad on nagu vabamaal kasvanud ja nad on sellised, nad ei ole, nad ei maitse nii mahlased ja nad on nagu liiga, jah, sa sööd seal tomati küll ära, aga ütleme sellist nagu Vahemere tomat või Kreeka tomat, sealt sa ei saa. Ikkagi mereannid ja ütleme maitsestatud need igasugused riisiroad, pilau ja biryani ja need on nagu mõnusad. Neid ma teen ise siin ka, neid on tihti kodus järgi teha, et mul on isegi mõned retseptid seal raamatus, et kes tahab, saab endale nii-öelda kodus spice rice'i või siis pilaud teha. Muidugi kana tuleb osta supermarketist, et meil seal jah, nagu tihti on niimoodi, et võetakse tänava äärest kana ja siis pottide läheb. Minu Kilimanjaro raamatus sa kirjutad, et kõige ilusam kingitus on luuletus, mida keegi saab sulle kinkida. Mis on kõige ilusam kingitus, mida Zanzibar on sulle kinkinud? Julgus usaldada. Et sa ei aja, ütleme, ma olen ikkagi päris paljudes riikides üksinda Aafrikas reisinud ja mitte ainult nagu Zanzibaril, vaid ka mujal, et ta on andnud mingisuguse või kinkinud mingi julgus usaldada, et kui sa nagu ei usalda, kui sa seda kohalikku, kes su vastas istub, ükskõik mis asja sa seal ajad, kui sul see nii-öelda see oskus nendega suhelda ja selle, ütleme, vastas olev inimene tunneb kohe ära, kas teda usaldada. Et see skepsis või skeptilisus on siin oluliselt suurem kui seal. Et kuidagi et kui sa tahaksid, et seal asjad toimivad, see peab kuidagi nagu usaldama, et selle oskus, see kingitus võib-olla, mis mulle sealt nagu kaasa on antud, on see oskus usaldada võõras kultuuri, võõraid inimesi.
aitäh, Jaanika. Minu jaoks sina oled kingitus, et sa minu elus oled, et üks ägedamaid kogemusi Kilimanjaro reis on tänu sinule minu selles kogemuste pagasis olemas. Minu Kilimanjaro raamat on audiona olemas, et lugege, kuulake, lugege värsket Minu Sansibari, et teada saada neid põnevaid juhtumeid, millest sa rääkisid, retseptid, arstimi nipid, et mis õli ja mis taimega midagi ravida ja saada täpselt seda Sansibari ajalugu. Ma tänan, et sa minuga rääkima tulid ja loodetavasti tuleb kunagi veel mingi, võib-olla need välja jäänud lood, et kui nad aega on mööda läinud, äkki siis saab neist midagi kirja panna. Aga enne ma ütlesin, et pead massaaži tulema, et tegelikult mul on üks tohutu miinus, et ma ikkagi nagu lobisen massaažides ja siis mulle vähe seda, et mulle meeldib küsida inimese kohta, mulle meeldib ka siis nagu rääkida, siis ei ole harva need juhud, kui ma olen just Aafrikast lugusid. Selge, siis kõik välja jäänud lood saab siin Jumeiho massaažisalongis. Aitäh sulle, Jaanika!